Tere taas! See asi on Kuukulgur. Tehtud on see ühes Eesti kõige kuulsamatest firmadest Normas nimelt. Oli aeg, kus Eestis oli olemas oma tootmine ja kaubaga varustati mitte ainult 1/6 maailmast, et see ala oli palju suurem, kuhu Eesti kaup läks. See on Vene kosmosetehnika stiliseeritud mudel. Ma ei võta videos seisukohta, kas selle mänguasja eeskuju tegelikult ka kuskil maandus või kui pehme see maandumine olla võis, eks ole. Oluline on siin idee, mõte ja Norma sai ülesandega hästi hakkama. Tihti on ajaga kaduma läinud selle aparaadi juurde kuuluvad osad, kas mõlemad või üks antennidest. Siis on loomulikult tore, kui teil on kodus veel üks Kuukulgur, millel on algupärane antenn olemas. Ja selle eeskujul saab teha koopia ja selles videos näitan, mida selleks on tarvis. Mida siis teha, kui te tahate, et teie Kuukulgur oleks komplektne. Vaatame, mida koduste vahenditega teha annab. See on alumiiniumist seib, see on needipea ühe vana tooli küljest. See on plastikust helmes läbimõõduga 10 millimeetrit. Sukavarras läbimõõduga 3 millimeetrit. Selle külge kinnituvad kettad, hiljem näete. Ja need on kudumisvardad. Tarvis on mul ühte läbimõõduga 12 millimeetrit ja kudumisvardast huvitab meid ainult varda ots. Seda ma kasutan antenni jala tegemisel. Veel läheb vaja sukavarrast läbimõõduga 4 millimeetrit, mida samuti läheb antenni jala juures vaja. Täpset koopiat ma teha ei üritagi, kuid selleks, et ise tehtud antenn tuleks võimalikult algupärase lähedane, tuleb jälgida mõõte. Algupärase antenni suure ketta läbimõõt on 23,5 millimeetrit, minu omal 25,2 ehk mulle sellest piisab. 1,7 millimeetrit vahet ei ole häiriv. Ja pisemate ketaste läbimõõt on 13 millimeetrit, minu omal 13 millegagi ehk samuti originaali lähedane. Ja väikseid kettaid on tarvis täpselt 8 ja muuseas ketaste vahe on täpselt 1 sentimeeter varda peal. Selle varda pikkus on nii 95 millimeetrit. Ma näitan, mida teha tuleb. Suure ketta ava on siin liiga suur, kuid selle asja saab kuumliimiga korda ajada. Siin on näha kudumisvarras ja veel üks kudumisvarras, kus osa tööst on juba tehtud ja leidsin enam-vähem sobiva suurusega võru, messingvõru, mis on vähe laiem kui algupärane, see mind ei sega ja nagu näha, saab sellest asjast päris algupärase sarnase. Plastikust helmesse on tarvis puurida 2 sobiva suurusega ava, mida tuleks teha võimalikult ettevaatlikult ja nüüd te näete, mis toimuma hakkab. Üks antenni pikem osa on mul osaliselt valmis. Suur ketas ja pärl on kinnitatud ja selle pika peenikese osa liimin ma jala külge kinni. Ja täpselt võru alt tuleb see jämedam kudumisvarras läbi saagida.
ja 4 millimeetrisest vardast tuleb lõigata nii umbes 3 sentimeetrine jupp ja see läheb siis vastavalt jämedama osa sisse, kas siis kuumliimiga või mõne epoksiidliimiga. Ja siin on kõik kettad varda külge kinnitatud, loomulikult superliimiga. Ja see on antenni jalg. Palun väga. Nüüd ei ole muud kui antenni 2 osa üksteise külge kinni liimida ja hõbedase aerosooliga üle värvida. Peale värvimist näeb asi välja selline, nii et nüüd te nägite, kuidas on võimalik Norma kuukulgurile koduste vahendite abil puuduv osa leiutada. Sest algupärast osa ei ole saada. Seda antenni tehes tuli mulle üks asi meelde, kas mul on Normaga mingi seos. Otsest seost ei ole, kuid palju aastaid tagasi oma diplomitööd tehes määrati mulle juhendaja, kes juhuslikult töötas firmas nimega Norma. Mainin seda sellepärast, et mul oli võimalus omal ajal Norma tehasega tutvuda suurte muutuste ajal. Paigaldame siis antennid. See on algupärane antenn. Ja see siin on minu tehtud asendus. Muuseas, lugupeetud jalutajad, miks ma oma kuukulgurid üldse välja otsisin, sest need masinad pärinevad ajastust ja ajast, kuhu oleme poole aastaga tagasi jõudnud, mis on vaikiv ajastu. See on tõesti hämmastav. Kui te vaatate, mis ümberringi toimub, siis nii nad seda teevadki hirmuga. Hirmuaeg on tagasi. Ma mõtlen, et haritud inimestel peaks hetkel olema väga piinlik, kuid kuukulguritest Norma tegi omal ajal väga head tööd. Näiteks need masinad on mõlemad 45 aastat vanad ja toimivad. Ja minul on nüüd 2 komplektset töökorras kosmosemasinat. Video lõpuks soovin tänada riiki hoolimise eest ja aitäh kõigile vaatajaile ja nägemiseni.